Tähelepanu hea vaataja, ka sellest naisluksuri proovisõiduvideost tuleb paras kiidulaul, sest et mul ei ole mitte midagi halba öelda uue Škoda Superb erimudeli Plus kohta. Tõesti, Škoda Superb tuli 2 aastat tagasi välja, kahjuks tol ajal me ei jõudnud taga proovisõidu videot teha, nüüd kui on tulnud välja erimudel Plus ja ka sportmudel Sportline, siis on veelgi enam mõtet teha ikkagi see video ära ja nüüd mina siin teie ees olen ja räägin teile sellest autost. Tal on siis, mis tal on lisaks tavalisele Superbi mudelile, ta siis sisaldab lisaks Active varustustasemele parkimisandrid, vihmasensorid, kliimaseadet ja Sunset paketti. Sisaldab lisaks Ambition varustusele 3,5 tollist värvilist infoekraani, adaptiivsed kiirushoidikud koos siis sõidureas ka auto lähiümbrust jälgivate radaritega, juhi väsimuse tuvastamissüsteemi ja siis veel lisaks kõige suuremale uhkemale varustustasemele Laurent Clement ehk siis tippvarustusele sisaldab ta veel intelligentset kaugtulede süsteemi ja ka siis väga hea Traction 4 süsteemi ja kõige odavama Plus erimudeli hind on siis alates 19 490 eurot ehk seda Plus erimudelit on võimalik saada igale Superbi varustusastmele ja selle ilusa kollase värviga ja siis kõige paremal versioonil, millest ma just teile rääkisin, on see hind siis 27 330 eurot ehk siis päris kallis, aga ka auto näeb siis päris ilus välja. Pagasiruumi maht on tal 625 liitrit, mis on oma klassi kõige suurim ja tõesti võrreldes konkurentidega see on ka kõige suurem. Kui me räägime mootoritest, siis mootorid on tal samad, see Plus erimudel mingeid uusi mootoreid ei ole tulnud, aga ikkagi on tal uue põlvkonna bensiinimootorid ja diiselmootorikud jõuvahemikus siis 88 kuni 206 kilovatti ja kütusekulud on nendel võimsastel mootoritel vaid 3,8 kuni 7,1 liitrit 100 kilomeetri kohta. Ja tõesti väga kihvt auto, DCC võimaldab juhile siis ise siis kohandada sõidu stiile vastavalt oma maitsele. Hiljuti kuulsime uudist, et on juhtunud niimoodi, et Škoda, mis kuulub Volkswagen kontserni alla, müüb paremini kui Volkswagen ja Volkswagenile selline asi ei meeldi ja nüüd tahab Volkswagen kärpida Škoda tiibu, viies siis Škoda tootmise ühte teise tehasesse ja tehes siis veel ka muid kokkuhoide, et ikkagi Volkswagen oleks see, kes esireast püsiks ja kes siis uhkelt klassi näitaks. Aga väga tore, et sellisest natukene kõrvalseisvast automargist on kujunenud välja nii suur staar ja inimesed seda ostavad ja ka minule ei ole selle Superbi vastu mitte midagi, ta näeb tõesti väga ilus välja ja on võitud paljude südamed, nii ka minu südamed ja kui teie suured Superbi sõbrad, ostke nüüd endale see erimudel. Meie kohtume teiega nagu alati juba järgmisel nädalal.